Päeva alguseks ütleb tervitussõna Leisi kooli direktor Helle Kah. Lugupeetud žürii, ürituse korraldajad, juhendajad, näitlejad. Leisi koolil on iseäranis hea meel teid kõiki täna võõrustada. Loodan, et näidendid lähevad just nii hästi, nagu te ise tahate. Ja ma loodan, et kõigil pealtvaatajatel on suur rõõm teie kunsti pealt vaadata. Žürii on muidugi väga tähelepanelik ja väga hinnatud, nii et andke endast lihtsalt parim. Sellega ütlen ma nüüd, et Saare maakonna algklasside näitemängupäev on avatud. Aitäh teile! Aabitseta hakkama mitte keegi meist ei saa. Siis kui laia ilma lähed, on sul hästi selged tähed. Kui sa oled hoolas laps, iga päev saad targemaks. Tere tulemast algklasside näitemängupäevale. Mina olen Lauri. Tere tulemast Leisi kooli. Mina olen Igneda. Me alustasime luuletusega Aabitsast, mille autoriteks Veelo Tunga, Ene Hiiepuu ja Edgar Valter. Aasta 2025 on Eesti raamatu aasta. Raamatuid saame lugeda siis, kui meil on selged tähed. Tähed, nendes moodustatud sõnad, õpime ära Aabitsa kaudu. Ja siis juba edasi loome juturaamatuid, näitemängutekste ja vajalikku teabekirjandust. Pidades tähtsaks oma emakeelset algõpetust, loeme me täna lugusid Anna ja Aadama Aabitsast. Me toome teieni mõned lustakad ja õpetlikud kirjakohad ning püüame hakkama saada selle toreda päeva juhtimisega. Lavale astub 7 kooli registreerimise järjekorras. Kuna tegemist on ka väikest viisi konkursiga, siis lavalugudele annavad tagasisidet sellised toredad žürii liikmed. Piret Rauk, Kuressaare linnateatri juht ja näitleja. Krista Lembel, Saare maakonna rahvakultuuri spetsialist ja näitemängu huviline. Eile Lõpp, kauaaegne algklasside õpetaja ja Lindia Lollo, Saare maakonna noorsootöö spetsialist. Päeva aitavad korraldada ja osalejatele abiks olla meie kooli õpilased. Liina, kooli abiline. Victoria, Vanalinna kooli abiline. Kadi, Nooruse kooli abiline. Saskia, Lümando kooli abiline. Karin, Orissaare gümnaasiumi abiline. Ja Merilin, Lutse kooli abiline. Ja tehnilise poolega on Silva Meing. Esinemise ajal palume aulus vaikust ja telefonid meie ürituse ajal ei helise. Aulasse tuleme ja väljume etenduste vahepauside ajal. Kool ja täname kohe peale esinemist ja arvuti, kuhu saab panna mälupulga, asub siin. Lõunasöök toimub 2 vahetuses. Leisi, Lümanda ja Lutse kool söövad peale 3 kooli esinemist. Ülejäänud koolid söövad peale viimast esinemist.
Alustame siis lavalugudega. Esimesena on teie ees võõrustajad, teisikooli 2. klassi õpilased, õpetliku looga Jussikese 7 sõpra. Autor Silvia Väljal, lavastajana Krista Neemre, tantsuline osa Maarit Toopuu, tehniline pool Silvar Miik ja Triina Ka.
Nüüd ma enam ei palugi, et pühakad kogu aeg minuga oleks, sest kõik teised on minuga ka sõbraks olnud ja mind õpetanud. Tuleb ise ka tubli olla. Lapsed läksid koos õpetaja Ainega teatrisse. Nukud mängisid seal näidendit, hunt ja 7 kitsetalle. Alguses oli lugu lõbus, aga lõpus läks asi huvitavaks. Mis saab, kraaksus vaak. Ei või iial teada, vastas iial. Pamp tagus sõrgu vastu põrandat ja rõhkis valjusti. Lõvigi pabistas ja sõi krõbinal kommi. Õpetaja ohkas. Oi lapsed, vist olete teatris käimiseks veel titad. Miks ta niimoodi ütles? Mis teie arvate, miks ta niimoodi ütles? Just niimoodi, teatris peab olema viisakas. Teisena astub lavale Lümanda kooli 2. klass, Heino Klaus, Parumaa ja Ainetel, Karl Kiisla, juhendaja Karl Kiisla. Kutsume teid tollakana muinasjutud, mille sündised ei juhtunud üldse üldest 7 maa kirjadega, vaid hoopiski lähemal ja veenvalt kolisema Eestimaa metsas südames. Selles metsas elavad kaval ja uudisime suhtrevaale. Koer, kes sageli kodust jalga laseb ja metsa poole hoiab. Aafrikas kiires on leopard. Selles metsas elab ka üks väga eriline loomake, tuleb eriti hoolega hoida. Nimelt lemmikloom.
teisi oli midagi kosta. Ainult koer hinkas. Vana karu, aga kana aru. Eluaeg on ma majalt hakkama saanud ja nüüd peab ennast õige tähtsaks. Ja küll ei teinud koerest väljagi. Taskas materjali kohale ja hakkas poolega ehitama. Ma saaksin
teine lugu räägib valetamisest. Aabitsa tegelane Vares Vaak armastas mõnikord luisata. Vares Vaagu pesa on vana vahtra otsas. Vaagu arvates on see vannitoaga maja. Vares peseb end vahel ka vihma käes. Vares Vaak ei mängi malet. Tema ajab ainult valet. Vares Vaak jääb varsti kängu. Teda ju ei võeta mängu. Vares Vaak kipub vahel valetama. Ta valetas, et vaarikus varitseb vampiir, kes imeb väikeste loomade verd. Värvu Viili värises vaarikusse minnes. Aga vampiir osutus sääseks. Veel valetas Vares Vaak, et veest vahib välja vastik vaim. Varst Vambo vabises, kuid vaimu polnud, oli hoopis viidikas. Oi, Vares Vaak, vaata ette, varsti ei usu sind enam keegi. Valel on lühikesed jalad. Kolmandana esineb Lutse kooli teine klass, Ivan Jolov, Varese Rebane, juhendaja Silvi Arumäe, Katrin Paju ja Karl Seeger. Sest julgelt teatada võin sulle seda, et kui su ilu
olge see ja ladus. Kui tõesti kuningamaks saab, tabas suu ja kostis käe. Kraks, kraks, kraks. Ning samas kukkus magusas valmis. Lein alastas juustu maas ja kadus. Ei ole Ammugi see tarkus enam uus, et võlts ja kahjulik on meelituste keel, kuid mõndki südant põrgutab see veel. Kolmas lugu jutustab sõprade olulisusest ning nende abist, kuidas viisakalt käituda. Peategelaseks on võrsas Pamp, temaga vestlevad koer Pätu, Aadam ja Eise-Liia. Võrsas Pamp oli Poni ja Penni punastama. Pamp tegi pingi puupsu. Kes tegi puupsu? Paha poiss. Pähk. Põrsal oli häbi. Paha poiss ta polnud. Põrsas Pamp hakkas püürima. Mis parata? Põrsas Pampu polnud keegi õpetanud. Pambu papa oli põrutanud Pariisi. Ema aga elas Puris. Aadam aitas sõpra ja õpetas teda kombekalt käituma. Pamp võttis õppust. Ta ei teinud enam pingil puupsu. Ta ei kõhinud enam Pätule näkku. Haigutust ja aevastust varjas Pamp peenelt sõnaga. Varese varbale astunud palus Pamp viisakalt vabandust. Nüüd aga tuleb väike paus, umbes 20 minutit ja sõlma lähevad Leisi, Lutse ja Lümanda poolt. Neljandana esineb siis Noorluse kooli 4. B-klass Aino Perlik, Annabella Merli tütar Ainetel, Kille Koost, juhendaja Jana Puksa. Vaadake poisid, meil on külalised tulnud. Seadke pommid ja relvad otse kohe valmis ilma mingi naljata. Ole valmis! Kevi, võta rool üle!
sinna kaitsma minna. Oh, ma ei tea. Mine, kapten! Olgu siis. Ja, ole. Tead, Felix, orav Ülo pidas mind ahviks. Miks? Ei tea, sõime eile konnaga kohvikus šokolaadi. Siis saabus orav ja ütles, oi jah. Ehk ütles ta seda mõne teise looma kohta? Ei, ta vaatas just mulle otsa ja ütles ahv. Aga äkki ütles ta hoopis tširah? Ütles vist jah, aga ahv on ahv. Siis ei maksa solvuda, Shanna. Tširah tähendab ju kaelkirju. Oi, Felix, küll oled sina ikka tark. Aitäh, mul läks kohe süda kergemaks. Pole tänu väärt, Shanna. Ja 5. olen valmis seadnud hariduse kooli 3. B-klass, Laura Mikkola, nõiutud suhtlus, juhendaja Kaisi Õiskuu. Tere tulemast kuningriiki, kus elab prints Richard. Noor, võimas ja uhke, kuid tema südames on suur tühjus. Ta ei otsi mitte aareid ega au, vaid midagi palju väärtuslikumat, tõelist sõpra. Tal on kõik, mis võiks üks prints soovida.
pilvedega, kui nad ei vasta. Mis mul siis puudu on? Miks on nii raske leida kedagi, kelle olla lihtsalt mina ise, mitte prints? Kas teie kõrgeausus soovitasite, kes teie Ei, aitäh, ma ei taha lugeda ega juua. Ma tahaks lihtsalt kellegagi rääkida. Mitte kui prints, vaid lihtsalt kui tavaline poiss. Kas ta on liiga palju küsitud? Küsimus on lihtne, aga vastus keeruline. Richard tahaks tunda tõelist sõprust, aga tal pole kedagi, kes teda mõistaks. Ja kui ta tahab olla rohkem kui lihtsalt prints, peab ta leidma kellegi, kes ei näe seda ainult kuninglikus valguses. Kas mina võiksin olla see sõber? Sa oled väga lahke, aga ma otsin midagi erilist. Keegi, kellega saaksin mängida ja nalja teha, ilma et peaksin kogu aeg kuninglik olema. Keegi, kes näeks mind inimesena, mitte printsi. Sõprusest ja seiklustest. Kui Richard otsis kedagi, kellega lihtsalt olla, siis Ella on just selline inimene, kes võiks talle toeks olla. Aga kõigepealt peab teadmas teada saama. Ella, sul on suur süda. Kas sa tahaksid teha midagi tõeliselt põnevat ja head? Sellest võib saada üks vahva seiklus. Muidugi, ma armastan seiklusi. Mida ma pean tegema? Kaugemal teises kuningriigis elab prints Richard. Ta ei otsi mitte pruuti ega kuninglikku külalist. Ta otsib kedagi, kellega rääkida oma elu. Mina usun, et sina võiksid olla just see, keda ta vajab. Mina, sõber printsile, kas ta ei peaks mitte pruuti otsima? Mõni lugu ei lõppe pulmadega, mõni algab sõpruse. Siis, kui see tähendab uusi seiklusi ja uusi inimesi, siis olen ma valmis.
Ossa, sa ehmatasid mu peaaegu parem. See mu eesmärk oligi, tahad tulla mängima? Jaa, selleks me siia tulime. Mis siin toimub? Mäng, ilma minuta. Tere, Marie, mis sa siin teed? Tulin vaatama, kas sul on nüüd sõpruse tegemise võime, aga olen juba valinud tema. Hei, mina olen Ella. Tore sinuga tutvata. Väga tore, tõesti. Tere, mina olen Kann. Keegi tahaks ägedal 20 aasta sõprusega harjuma. Oo, väev, otse loomulikult mina. Niipea kui Maria kingituse võtab, vajub Karl kokku ja Maria muutub tagasi kukeks. Mida? Maria, kes selle ära rikkus? Kuningas kõik on vale. Kukk on lihtsalt kukk. Õiglane kukke printsessiks muuta. Sest ta tahtis kuningriiki endale saada. Oota. Tõsi, me lihtsalt tahtsime sõpra, mitte kuninglikku kaost. Maailmulid, tooge mulle see lõik ja mitte mingit raha. Okei, minu või. Kuule nüüd, pane need meeldinud tagasi trappi. Minu kuningriigist on igasugune loitsimine keelatud. Kui hunt lõpuks julges rääkida, ütles ta otse, ta tahab tagasi inimeseks. Kuningas noogutas ja mõeldas juuksuri poole. Sama vajastanud natukene lõigata, et meeldus kaos. Lõpuks ometi midagi lõpeb. Tulge siia tagasi sõda. Ja nii algas muutus, mitte ainult karvades, vaid ka südametes. Ei olnud enam ühtegi lõidust, vaid naer ja tants. Printsess Richard, printsess Ella, hunt ja rebased jäid parimateks sõpradeks. Ka Karl ärkas nii hästi ja sai juhtnast maadeta tegid. Aga lõi viidi lossi juurde elama, kus ta pidi heade tegudega oma vigu parandama. Lossis toimus ka suur sõpruse peo, kus tantsiti, lauldi ja söödi kohvi. korda tuleb hoida. Uus õpilane, kes saunas käib. Tegelasteks Dora Ülo, Tõrstas Ross, Tõrstas Pamp, Anna ja Vene. Ühel päeval tuli Pamp kooli koos võõra pruuni põõsa.
see on minu onupoeg Oss. Õpetaja, meie klassis on nüüd ka metssiga. Sööklasse minnes pesid kõik käsi, käppi ja sõrgu. Ainult Oss tormas kohe laua taha ja hakkas suppi sööma. Oi, Oss, näita sõrad ette ja nüüd läheme peseme nad puhtaks. Oss puikes vastu, kuid läks siiski Annaga kaasa. See ja vesi tegid Ossi sõrad roosaks. Anna küüris ka Ossi kõrvu, needki muutusid roosaks. Oss, õhtul lähed koos Pambuga sauna. Pambule saunas meeldis, kuid Oss kandis nii vett kui seepi, pesu käsnast rääkimata. Ta luigas. Ma olen haige ja õrn, mind ei tohi pesta. Kuid Pamp seebitas ta selga ja laulis. Suures meres väike vest ujub ikka puhtana. Pesemise muredest ei ta mitte tuhkada. Aga sinul, küll on mul, tuleb igal hommikul seebiga ja veega pesta oma kahte kõrvalest. Oi, Oss, mis sul mustuse alt välja tuli? Punane särk. Ja mina olen seda tükk aega taga otsinud. Arvasin, et see suvel liivakasti. Kui Oss järgmisel päeval kooli läks, imestas kogu klass. Oss polnudki metssiga, vaid päris kena roosa notsu. Uuendana esineb Vanalinna kooli 1. A-klass Heiki Vilet, Parplane Pihus, Tuvi Katuse põhjal, Kadi Tänav, juhendaja Kadi Tänav. vaid räägin sulle
lapsele ei meeldi meie peast keelama vana rahva tarkus, mis kõlas nii: parem varblane pihus kui tuvi katusel. Parem varblane pihus kui tuvi katusel. Mees istus tihti umbes, aknast varblas ja tuvisid kohtides, ent püüdis rahvatarkusest aru saada. Varblane pihus tuvi katusel, varblane pihus tuvi katusel, varblane pihus tuvi katusel. Mees kordas aina viisi, kui oli juba hiline õhtu ja siis ma läksin ja puistasin talle uneliiva silma. Ja oligi kõik. Kus sa sellega? Lähen poodi ja ostan liblikavõrgu, tahan teada, kas rahvatarkus on ikka õige. Puistan hoovile veidi saiapuru ja ootan. Särad üle ja Jüri-Mari Odraade siit. Käes puur tule. Mine puuri. Sa oled ikka üks paras ähku. Sa vaata, kuidas tuvid siin seal tatuse harjal naeravad. Mis viga minusuguseid tillukesi püüda? Ma põgenen siit. Kus sa läksid? Sa olid minu oma. Mis lärakaite siia maha ajate? See ei ole ju ilus. Mis sa passid siin? Ah, tead, mõtlesin, siin kumb on parem, kas varblane pihus või tuvi katusel. Tegelikult võian ma sulle kinni. Nullakas öeldi. Ma tean küll siit, sa oled see kitsuga mees naabega kolmandal korrusel. Ma mõtlen. Kus sa läksid? Ma tahtsin sind kinni püüda. Lähen laenutan teatrist huviülikonna ja ronin ise katusele. Hädaabi. 112. Naabrimees on tuviks hakanud ja kolab mööda katusel. Tulge ruttu appi. Parem tuvi pihus kui tuvi katusel. Rumal inimene. Ma ei taha seda kostüümi enam. Kuule, sõber, ma võin su tuvi korraks pihus hoida. No muidugi. See on nii hea tunne. No ma tean. See tuletõrjuja ei olnudki päris rumal inimene. Igat tutujuttu ei peagi ju kunagi lõpuni kuulama.
või arvutimängude looja. Aabitsa tegelased arutasid samal teemal, kelleks saada. Tegelasteks on õpetaja Ene, rebane Riina, Lõvi Leo, päkapikud Aadam ja Anna, kratt Kata, orav Ülo, elevant Teeli ja ämbli Kärmi. lapsed, kelleks te suures peas saada tahate? Mina hakkan meie kooli kokaks. Teen iga päev 2 magustoitu. Mina hakkan kooli arstiks, annan lastele ainult magusa maitsega rohkem. Mina hakkan talu pidama, sügiseti saadan meie kooli lastele õunu ja porgandeid. Mina hakkan aednikuks, istutan kooli ümber palju puid ja põõsaid. Mina kingin kõigile meie kooli lastele taskurekid. Minust saab õpetaja. Mina hakkan ehitajaks, ehitan meie koolile uue ilusa maja. Aga mina värvin siis koolis kõik seinad röömsaks. Minust saab maaler. Oi, küll läheb elu meie koolis tulevikus ilusaks. Kahju ainult, et mina olen siis juba pensionil. Õpetaja, mina hakkan presidendiks ja teen sellise seaduse, et pensionile minnakse 100-aastaselt. Viimasena esineb Orissaare gümnaasiumi 4. klass, Kaarli Sillamaa muusikali Puujala ja Üks ilma sõda ainetel, Rõõli perekonna tüli, juhendaja Tiia Kand, Janne Hins. Las hakkavad meile jälle süüa tegema.
rollima kuskil nurgas. Kuulge, ma leidsin lõhnaseepi. Terve kastitäie. Mina läksin ähkaki studeerima, millised millised paberirullid. Ja mina mitu soolapekke. Oi, kuri vaim, siin on püssirohtu ladenes peali. Palju meile paat kannab. Viime kõik püssirohutünnid kaasa. Seebikastid ka, soolapekki ka, Paberi ka. ähted ikka ka. Mis see veel on? Mingi uus kahur, pehme toruga. Liidekangad, mitu rulli. Mina viin need kõik ära. Kavatsen suurele maale kolida ja päris prouaks hakata. Oleks minu teha, ma kaotaks maailmast raha. See ajab riidu ja on paha ja palju muudki kurja teeb. Ilm oleks puhas, kui kogu raha põleks tuhaks. Kuid kuni nii pole siin jätkub meilgi röövli elutee. Seepärast ei saa jätma midagi, mis maksab raha. Sööge suuremast, meiega need pragulas. Kõik, mis kallid käes ja mis seepärast tuleb kaasa. Seepärast ei saa jätma midagi, mis maksab raha. Sööge suuremast, meiega need pragulas. Kõik, mis kallid käes ja mis seepärast tuleb kaasa. Pealik, siin pole ühtegi röövleida. Sa imestad või? Oled ikka üks toru, mis toru. Neil tuli meie sirg ja nad põgenesid. Nüüd lõpeb see, et meie peame neid röövleitasid kartma. Kui mina oma tuha Triinule ükskord puud raiumata jätsin, ajas ta mind mööda õue taga, et lõpuks pidin puu otsa raiuma. Ja mis siis edasi sai? Tulin nädala pärast alla või? Mis nädala pärast? Triinu raius puu maha. Mehed, lõpetage loba. Mis nüüd teha? Kas otsisime röövleitasid? Otsisime! Ei leidnud ühtegi röövleita. Ei ühtegi! Täpselt röövleita moodi. Kunagi neid arvestada ei saa. Jah, tulime siia ausalt öeldust pidama, aga nemad on meid reeturlikult alt vedanud ja minema kõndinud. Mis nad küll endast arvavad? Nad arvavad, et on paremad kui meie. Nad on kõik paremad olnud. Perele, nüüd teeme nii. Kogume sõjasaaliks vajalikud kraami kokku ja lähme oma laeva tagasi. Pekk, tule pealik. Sina vaata siin ringi. Ehk saab meestele midagi hamba alla. Just nii pealik. Viltu lõu. Jah, pealik. Sina olgu hoopa suu ees. Kui midagi kahtlast kuuled või näed, anna vile. Kuulan käsku pealik. Vaene on otse ees. Seis, las ma vaatan. Seda oli arvata. Ütle, jah, pealik. Kuidas ma
leia endale veel mõneks ajaks koht ja võtame täna selle väga toreda päeva kokku. Palun Peeter ja Lauri. Tore teid siin taas näha. Te kõik olete olnud väga tublid. Ja nüüd siis anname sõna meie austatud Siriini liikmetele. Ja võtan korra teil sõnajärje üle sellega, et alati öeldakse ka žüriile suur-suur aitäh tehtud töö eest, sest et sellest, kuidas nad seal vaidlesid, räägivad nad pärast ise, aga väike tänutäht siis teile tänase päeva eest. Aitäh teile kõigile, noored näitlejad. Te olite väga tublid. Eriline tänu ja kummardus teie juhendajatele. Ja ükskõik, millised need preemiad on või autasud, kõige tähtsam on see, et te teete seda näitemängu värki edasi. Kas te teete hea meelega teatrit? Ma kuulsin, et keegi ütles ka ei, aga jaa oli tegelikult palju suurem. Aitäh. Aga uskuge mind, kui keegi ütles ei ja ta tundis, et ei läinud nagu nii hea meelega lavale, siis tänage oma juhendajaid ja uskuge mind, mõne aasta pärast tänate te oma juhendajaid veel palju rohkem, sest seda, et te oskate kõneleda niimoodi, et siin saalis viimane rida teil kuuleb, ja me kõik saame aru, et millest te räägite, seda läheb teil elus alati vaja. Ükskõik, kelleks või mis erialal te tööle hakkate. Nii et suur aitäh teile. Nii, ja me alustame eripreemiatega. Kas te olete valmis? Nii ja naa. Nii, Saare maakonna algklasside näitemängupäev eripreemia. Õpetliku ja stiilse lavastuse eest. Luutse kooli teine klass, Vares ja Reba. Tulge kõik siia ette. Ja juhendaja ka. Juhendaja. No nii, kas teete ühe suure kummarduse? Eripreemia liikuva ja väga tempoka lavastuse eest. Nooruse kool 4B klass Arabella Merevalli tüke. Eripreemia. Kõige suurema ja uhkema kostüümidraama eest Orissaare kool 4. klass Röövli perekonna tüli.
preemia väga leidliku lavakujunduse eest. Lümanda kool 2. klass, Karumaja. Laval väga palju uhkeid ja ilusaid rolle. Me valisime välja parima tüdruku osatäitja ja parima noormehe osatäitja. Ja see on väga keeruline valik, sellepärast et häid osatäitmisi oli täna laval väga mitu ja väga palju. Parim osatäitja rolli Jääkaru eest Miina Tarkin. Väga tähtis on see Miina rolli puhul, mis tema tegi. Tal oli mask peas. Me ei näinud ta nägu, aga me saime saalis igast sõnast aru, mida ta ütles. See on väga suur oskus. Ja see, et te suudate laval, et on laval nii hea diktsioon ja veel diktsioon läbi maski, suurepärane. Aitäh! Nii, ja ühele noormehele, parim osatäitja. Rolli nimi on Unemati Kaarel Mets. Ja esimene laureaat. Lavastus Jussikese 7 sõpra Leisi kool 2. klass. Ja veel üks laureaat. Lavastus Varblane Pihustuvi katusel Vanalinna kool 1. A-klass. Nii, ja tänase päeva Grand Prix. Hariduse kool 3. B-klass. Grand Prix ühe kintekaardi. Siia peale on kirjutatud
saate tellida omale Harrastusteatrite Liidult ühe tasuta koolituse. Tallinna teatrimajas kuskil, mis te kokku lepite ja ise soovite. Ja nagu nägite, kõik te olite täna väärt äramärkimist ühel või teisel moel. Mina tahan vahel ära märkida 2 tegelast. Algselt mõtlesime Anna ja Adam, pärast nad olid meil ikkagi Lauri ja Linnete. Palun siia. Lauri ja Linnete lõpetavad. Soovime siis teile ka ilusat koduteed. Ja ilusat sooja kevadet. Aitäh teile.